Aga mu küsimus puudutab hoopiski teie kabinetti. Ja teie kabinetis on üks Vladimir Sveti nimeline ministrikandidaat, kes on öelnud: usun, et enamik Krimmi elanikkonnast, nii palju kui ma sellest aru saan, näeb end üha rohkem Venemaa osana. Kuidas te kommenteerite, kas nüüd Saulus on Pauluseks muutunud ja äkitselt ta ei pea enam Krimmi Venemaa osaks või mis teie kabinet on? Te olete kangesti varmas alati seda Kremli kaarti loopima. Et äkki see Kremli kaart on teil hoopiski oma koalitsiooni pakis. Aitäh. Jah, kui ma nüüd sellest virvarist sain õigesti aru, siis ei, ma vist sain enam-vähem aru, või kui saanud, siis parandatakse. Et mina eeldan, et kõik valitsuse liikmed läbivad riigisaladuse julgeolekuloa taotluse menetluse, nii et alla selle ei saa valitsuse liige olla. Aitäh. Urmas Reinsalu, palun. Härra Michal, teate, see on nüüd küll väga veider vastus, et ametnikud või läbivad ministrid julgeolekusaladuse loa, et siis tegelikult kui isik ei ole nii-öelda Vene spioon, et siis ta ei saaks olla teie valitsuse liige. Härra Sveti sõnad on väga selged venekeelsele meediaväljaandele. Krimmi elanike enamus tahab olla Venemaa koosseisus. Oleks pidanud Nõukogude Liidu lagunemisel, kus tehti viga, piirialad hääletama riikliku kuuluvuse üle, selles mõttes me siis Venemaa koosseisu üle. Krimm on faktiliselt Venemaa osa. Krimmi küsimuses ei saa mustvalgelt öelda, kelle oma ta on. Praeguses sõja ajal, ja te olete väga õigustatult osundanud kriitilisele julgeolekuolukorral, minu poole on pöördunud ka Ukraina kogukonna esindajad ja avaldanud põhimõtteliselt hämmastust, kuidas selliste avalduste tegija pärast Krimmi annekteerimist saaks olla nii-öelda Venemaa naaberriigi valitsuse liige. Härra Michal, mis on teie seisukoht nende härra Sveti avalikult välja öeldud seisukohtade osas, mis puudutab Krimmi staatust pärast Krimmi annekteerimist? Ja kas te peate võimalikuks, et ta saab olla teie valitsuse liige? Aitäh. Ükskõik, kes midagi sellist kunagi on öelnud, minult sellised laused toetust ei leia. Nagu ma olen öelnud, Vladimir Sveti puhul peab ta läbima menetluse, mis kinnitab, et ta on Eesti riigile lojaalne, sellisena püsib ja ministrikandidaadi esitab Sotsiaaldemokraatlik erakond. Aitäh.